Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 92. osa. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Nagu meil jaanuarikuus kombeks on, oleme võtnud veidi hingamisaega ja toome teieni jutu, mis on juba avaldatud meie Patreoni toetajatele sarjas Tumedad tunnid ekstra. Lisaks sellele on meie Patreoni tasuta liikmetele lahti terve Tumedad tunnid ekstra 7. osa. Selle ja teised vabalt kuulatavad jutud leiate, kui lähete lehele patreon.com/tumedad tunnid ja vajutate lingile Collections. Seal ootab sünge tunnel, mis teid kohale viib. Meie toetajad ei pea aga kartma. Nendeni jõuab lähipäevil selle sarja uus ja seni kuulmatu osa. Niisiis, täna toome teieni jutu, mis esmakordselt jõudis eetrisse 25. detsembril 2020. Jaanuari lõpu kohta võib olla veidi jõulune, aga igal juhul minu meelest meie praegusesse lumisesse ilma sobiv. Mina ja Aiki lugesime teile 5 aastat tagasi Eric Doddi õudusjutu Tass. Kelle tass see on? Küsis Becky. Pole aimugi. Millest sa räägid? See tass siin. Naaldusin tugitoolist tagasi ja kõõritasin tema poole. Ma üritan siin praegu telekat vaadata. Mis sul selle tassiga on? Ma pole seda varem näinud. Ütles Becky ja tema häälde tekkis toon, nagu oleksin ma mingi jamaga hakkama saanud. Mis siis? Sa ju kogud tasse ja kruuse nagu enamus inimesi. Seda ei tee. Kui ma juba mingis jamas olin, võisin sama hästi ka täispangale välja minna. No vaata seda. See on imelik ja ma pole seda varem näinud. Becky lükkas tassi minu poole, nagu see oleks mind mingis jõhkras kuritöös süüdi mõistev asitõend. Kruus oli tavalise tassi kohta kõrge, keraamiline, püüdis pragunenud välja näha, ajaga kollakaks tõmbunud ja glasuuritud. See nägi välja nagu üks neist tosinatest, millest meie kapid pungil olid, mida me olime saanud mõttetuteks jõulukinkideks, soetatud teisipäeva hommikustelt soodusmüükidelt ja mis aeg-ajalt leidsid end meie laualt täidetuna kohvi, tee või kakaoga. See on tass. Ma ei saa aru, kuidas see on olulisem sellest saatest, mida ma praegu vaadata püüan. Becky tegi keelega naksuvat häält ja nõudlik korts tema kulmude vahel süvenes. Ma kõndisin õrnal jääl. Vaata seda kujundust, jobu. Ohkasin ja panin ette oma lugemisprillid. Kruusi küljel kujutatud stseen oli Norman Rockwellilik talvepilt, kepslevate loomade ja lõbusate lastega. See on jõulutass, ütlesin ja võtsin prillid eest. Need ei ole jõulud. Ütles Becky. Ma tean, mis jõulud on ja see ei ole see. Vaata lähemalt, näe siin keskel. Ta osutas maali kesksele kujule. Panin uuesti prillid ette ja vaatasin. Maali keskel tundus seisvat tiibadega mees. Tema taga paistis ovaalne veekogu ja tema ümber oli veel kujusid, kes kõik kandsid punaseid keepe. Pilti raamisid külluslikult kaunistatud jõulupuud, täis ehteid ja karda. Iga puu ees seisis naerev laps. Nägin, et need, keda olin alguses ekslikult loomadeks pidanud, olid hoopis päkapikud või haldjad, kes mängisid koos jooksvate lastega. Olgu, see on veider. Aga see on ikkagi jõulutass. Need on jõulupuud ja see on ingel.
jõuluhinge. näita siia. Becky oli kusagilt suurendusklaasi leidnud ja uuris kruusi läbi selle. Ma ei usu, et neil lastel eriti lõbus on. Vaata seda puud. Mulle tundus alguses, et poisil on püksirihm või mingid imelikud riided, aga see tundub minevat ümber tüve, nagu see laps oleks puu külge seotud. Nalja teed või? Sa ostsid selle kuskilt netist, eks? Becky hoidis tassi käes, avas oma suu, et midagi öelda ja pani selle siis uuesti kinni. Ta asetas tassi lauale. Ei, Richard, ma vannun, ma pole seda kunagi varem näinud. See ei ole nali. Ta pööras ümber ja kõndis magamistoa poole kindlal ja solvunud sammul, mis näitas selgesti, et rohkem ta minuga rääkida ei kavatse. Võtsin tassi laualt ja vaatasin. Tal oli õigus. See oli tõesti jube. Väikeste loomhaldjate maalitud silmad olid pilukil ja viitasid kavalusele või kurjusele. Laste päranisuised hõiskavad rõõmunäod oleksid võinud sama hästi olla hirmugrimassid ja valukarjed. Judistasin õlgu ja taipasin, et olin seda kruusi juba mitu minutit jõllitanud. Astusin prügikasti pedaalile ja kukutasin tassi sinna rahuldust pakkuva kolksuga sisse. Nii palju siis sellest, ütlesin endamisi ja kõndisin samuti magamistoa poole, lootes, et ehk aitab natuke naise ees lömitamist mul heade poolele tagasi pääseda. Järgmisel päeval oli tass nõudekapist tagasi. Kas sa õngitsasid selle prügikastist välja või? Küsisin Beckilt, kes parajasti pannil mune keeras. Mille? Küsis ta vastu. Selle kuradi eile õhtuse tassi, noh. Ei. Ma ei teadnud, et sa selle üldse ära viskasid. Äkki mõni lastest leidis selle? Pöördusin laua poole ja kergitasin küsivalt kulmu. Lapsed olid parajasti ametis hommiku helveste söömise ja teine teise seejuures segamisega. Brent, mu vanim, ütles, ei, mina mitte. Richie, mu noorim poeg, ütles, miks peaks keegi prügikastist midagi välja võtma? See on rõve. Hanna, mu tütar hakkas seepeale skandeerima. Rõve, rõve, rõve. Nii kõvasti, kui tema 4-aastased kopsud võtsid. Richie otsustas temaga ühineda ja Brent püüdis neid vaikima sundida. Ju ma siis ise mäletan valesti. Igatahes nüüd on see prügi ja ma loodan, et keegi seda enam räntsuse eest välja ei koogi. Võtsin tassi kapist välja ja hoidsin seda hetke käes. Pilt tassil tundus olevat teistsugune kui enne, aga ma ei saanud täpselt aru, mis oli muutunud. Vaatasin keskset figuuri, kes seisis tumeda tiigi kõrval, käed tõstetud ja tiivad kõrgumas üle pea. Siis kuulsin ma midagi. Sosinat. Sõnu, mille tähendust ja kuju ei suutnud ma mõista. Miski puudutas mu kätt. Võpatasin ja rapsasin küünarnukiga instinktiivselt tahapoole. Kuulsin selja taga kõrgehäälset karjatust. Pöördusin ja nägin Richit, kes ninast kinni hoidis, veri voolamas lõuale ja särgile. Oh kurat! Richie, on sinuga kõik korras? Richie seisis šokeerituna. Ma vannun, et mul polnud aimugi, et sa seal seisad. Kullake, lase ma vaatan selle üle. Becky tegi kindlaks, et midagi polnud murdunud, kuid lubas siiski sel päeval Richil koolist koju jääda, mis muidugi Brentile pahameelt valmistas. Richie mängis, et ta on kohutavalt haavatud ja lasi oma emal pea niimoodi sidemeisse mähkida, et hakkas muumiat meenutama. Hanna omakorda leidis selle äärmiselt vahva olevat ja püüdis oma pisikesi nukukesi Richie sidemete vahele sokutada. Meie maja asub linnast mitme miili kaugusel, mõnusalt peitununa varjulisse lahesoppi. Maalapp on meil päris suur
enamjaolt kaetud männi ja kuusemetsaga. Valisime Bekiga selle asupaiga just selle kauguse ja privaatsuse pärast. Aga samas teadsime, et lapsed tunnevad puudust naabruskonnast, kelle lastega koos mängida. 10 aasta jooksul oli Halloweeni ajal meie ukse taga käidud täpselt 2 korda. Tööle sõites mõtlesin ikka sellest kuradi tassist. Suured ja sirged, igivanad männitüved vilksatasid mööda, kui sõitsin mööda kruusast rada, mida pidasime oma sissesõiduteeks, sest meie maja oli selle ääres ainus. Leidsin end mõtlemas maalile tassil ja eriti neile väikestele olevustele, punaste keepide, mütside ja kavalate nägudega. Tumedate männitüvede vahelt voogavate esimeste koidukiirte valguses kujutlesin, kuidas need samad punased keebid puude taha varju tõmbuvad just hetk enne nende poole pilgu heitmist. Kuidas ma kuulen neid laulmas ja tantsimas just teisel pool tihedat alustaimestikku. Raputasin pead ja naerisin enda üle. Ma olen töödejuhataja firmas, mis spetsialiseerub mägedesse majade ehitamisele. Õigemini ehitame oma tehases valmis majaosad, sõidutame need autodel sihtkohta ja paneme seal kokku. Mujal peetakse selliseid kokku pandavaid maju odavateks või osutuvad need siis koha peal ehitatutest hoopis kallimateks, aga siin mägedes eriti valikut pole. Samuti on siin korralikest töökätest pidev puudus. Oli reede ja hiline oktoober, nii et tööd eriti palju polnud. Sel ajal aastas võis alati hakata lund sadama ja kõik tööplaanid untsu keerata, nii et enamuse projektidest olime suutnud juba lõpule viia. Väike kontor oli pärastlõunasel ajal tavaliselt tühi. Kõndisin puhketuppa, et seal värske kannu täis kohvi keeta. Klõpsasin tule põlema ja tardusin. Tass seisis laual otse minu ees. Jõllitasin seda hetke, süda pekslemas. Astusin sammu laua suunas ja sain aru, et see oli lihtsalt üks tavaline valge kohvitass. Naersin ja andsin enesele mõttelise laksu kuklasse. Mul ei tulnud kordagi pähe imestada selle üle, miks ma olin hetk tagasi ühe vana kohvitassi ees sõnul seletamatut hirmu tundnud. Lund hakkas sadama umbes 3 paiku. Ja kui ma 5 töölt lahkusin, oli peaaegu tühi parkla juba kerge valge vaiba all. Beki oli saatnud sõnumi ja palunud mul koduteel poest osta piima, leiba, hommikuhelbeid ja muud kraami, juhuks kui lumesadu kujuneb nii tugevaks, nagu ilmateade lubas. Selleks ajaks, kui ma pöörasin meie majani viivale pikale mägiteele, oli kell juba 6 läbi ja väljas täiesti pime. Sadu oli umbes tunnikeseks peaaegu lakanud, aga siis hakkas uuesti ja tugevamalt kui enne. Olen aastaid neis mägedes elanud ja mu autol on kõik vajalik olemas. Korralikud talverehvid, udutuled, lisavalgustid katusel. Pehmete valgete lumehelveste tasane keerutamine ja hõljumine oli mu tähelepanu hajutanud, kui äkki vilksatas auto ees midagi punast. Mingi vari püüdis selle eest läbi söösta. Tundsin, kuidas auto nina midagi tabas ja kuulsin karjatust. Surusin piduri põhja. Auto vingerdas jäisel teel ja lõpuks peatus. Surusin ukse lahti ja hüppasin välja, libeduse tõttu peaaegu pikali kukkudes. Halloo! Astusin auto esiosa poole, mao sisu kurku tõusmas ja oodates, et mind ootab ees pilt mõnest tõudus unenäost. Täis ja udutulede karmis valguses nägin, et seal polnud midagi. Lumehelbed langesid puutumatule lumepinnale auto ees või aurustusid selle tulede kohal. Paaniliselt krabasin kõrvalistmelt suure taskulambi.
värisevate kätega sain selle põlema ja vaatasin auto alla. Ei midagi. Kõndisin auto taha. Ikka ei midagi. Liikumine tõmbas äkki mu tähelepanu. Pöördusin ja vaatasin teele minust paremal. Seal lumisel teel oli vereloik, mis tundus hämaras valguses peaaegu mustana. Astusin selle poole ja punane loik liigutas. See liigutas veel kord, enne kui taipasin, et tegemist oli punase räbaldunud riidetükiga. Kortsus ja osaliselt tee külge külmunud kaltsuga. Lõin seda igaks juhuks jalaga ja see lendas eemale, lehvides tugevnevas tuules. Hingasin lõpuks välja selle õhu, mida olin kogu see aeg oma kopsudes kinni hoidnud. Pühkisin otsa esist ja läksin autosse tagasi. Terve ülejäänud kodutee nägin neid puude vahel liikumas. Oma kujutluses. Iga kord, kui punases keebis kuju tee poole sööstis, mu pulss kiirenes ja mu käed pigistasid rooli, kuni ma jõudsin lähemale ja nägin, et see oli vaid kõikuv puuoks või keerlev lumi. Saatsin nad mõttes kuradile, teades väga hästi, et mu enda mõistus neid mulle silma ette manab. Pekki ootas mind maja ees mureliku näoga. Sa oleksid pidanud juba tund aega tagasi jõudma. Mis juhtus? Kits hüppas otse minu auto eest läbi. Valetasin talle. Mõtlesin, et sain talle pihta ja läksin välja vaatama. Kuskilt midagi katki ei ole, nii et vist ainult riivasin. Oh, sa vana. Kits, ütles Pekki tõsise näoga. Ahaa, koomikuks pole mõelnud hakata või? Pekki purskas naerma. Me läksime kööki ja istusime õhtusöögilauda. Tuju oli kõigil hea ja lapsed olid lumesajus televil. Issi, ilmamees ütles, et lumetorm tuleb, ütles Brent. Saatsin Pekki poole küsiva pilgu. Nii see ilmamees tõesti ütles. 20 aasta varaseim torm. Tundub, et tuleb pikk nädalavahetus, ütles Pekki. Need ilmatüübid ei suuda isegi eilset ilma ennustada. See on homseks läbi, küll te näete. Pühapäeval oleme kõik õues basseinis ja kurdame kuumuse üle. Issi, meil ei ole ju basseini, ütles Ritši. Ei ole? Küsisin pool tõsisel ilmel. Kas keegi on meie basseini ära varastanud? Kutsuge keegi politsei. Peale sööki loputasid lapsed nõud ja panid need nõudepesumasinasse. Brent osutas mu käte poole. Isa, sa ju ütlesid, et see on prügi. Vaatasin alla ja taipasin, et olen tassi käes hoidnud ja selle külgi sõrmedega silitanud. Jah, sõbrake. Ma pean selle ära viskama. Jälle, aitäh. Jõudsin prügikastini ja tundsin äkki, kuidas tassis miski klõbises. Vibreeris, nagu oleks selles midagi. Raputasin tassi ja kuulsin uuesti klõbinat. Vaatasin sisse. Kas võis olla, et see oli sügavam kui varem? Ja nägin midagi. Pöörasin tassi ümber ja raputasin oma pihku väikese valge asjakese. See oli väike hammas. Vaatasin seda hetke ja viskasin siis mõlemad prügikasti. Järgmisel hommikul oli Brent kadunud. Paanikas Pekki äratas mind. Otsisime läbi tavalised peidukohad majas, kuid peatusime, märgates lumel majast eemale viivaid jälgi. Äkki ta läks metsa mängima, arvasin ma. Ta pole seda kunagi teinud, vähemalt ilma meile ütlemata ja ilma oma vennata, vaidles Pekki vastu. Sina jää siia, juhuks kui ta tagasi tuleb. Ma lähen talle järele. Tõmbasin selga oma raske lumekuue ja jalga veekindlad saapad. Tundes, kuidas migreeni hoogu ette kuulutavad valukombitsad
juba vaikselt mu ajutüve kompavad. Kui, siis oli torm öö jooksul ainult hullemaks läinud ja nähtavus oli metsas kehv. Öösel oli sadanud üle 30 tolli lund ja hanged olid mõnel pool lausa 5 jala kõrgused. Kui ta oli hange kukkunud, ma ei suutnud sellele mõelda. Mitte Brent. Jäljed viisid sügavamale metsa, mille ilmet oli lumi tundmatuseni muutnud. Mets oli elus ja häälitses. Okstelt kukkuva lume potsatused, kriiksuvad ja raginal murduvad oksad, mis ei suutnud lisaraskusega toime tulla. Kohati kõlas see nagu madalatooniline kõkutav naer. Tõusin väikesele kõrgendikule ja nägin all agendikul punast laiku. Hetkeks arvasin, et see on üks neist olenditest tassilt. Lähemale jõudes nägin, et see oli Brenti punane kelk. Brent! Hüüdsin. Ta liigutas, pöörates minu poole. Ta istus külma käes kössi tõmbununa väikesel kännul. Issi, ma väänasin jala välja, ütles ta tõstes pea, huuled külmast sinised. Kas sa saad sellele toetuda? Küsisin ma ja ta noogutas. Miks sa üleüldse siia tuli? Sa oleksid võinud surma saada, pojake, küsisin ma, kui me aeglaselt tagasi maja poole komberdasime. Nad tahtsid mängida, issi. Kes tahtsid mängida? Küsisin ma, teades ja kartes vastust. Siin oli hommikul palju lapsi. Ma nägin neid oma aknast. Nad lehvitasid mulle. Nad kutsusid mind välja mängima ja ma siis läksingi. Läksin nende järel metsa, aga ei leidnud neid enam. Nad kadusid ära. Brent hakkas nutma. Ma kardan, issi. Ma tulin kogu tee siia ja siis ma väänasin jala välja. Ja kui ma kännule istusin ja ringi vaatasin, olid nad seal, aga lume peal polnud ühtegi jälge. Kuidas see võimalik on, issi? Peatusin. Maja juba paistis. Ma ei tea. Võib-olla olid sa veel pool unes. Võib-olla olid neil räätsad. Ühte ma tean. Ära sellest emale räägi. Las see jääb meie vahele. Ütle, et sa tahtsid lihtsalt lumme mängima minna. Ja ära mine enam välja. Üksi ega ka õevennaga. Mitte ilma minuta. Brent noogutas arusaavalt. Becky väljendas oma viha vaikimisega, kui me Brentiga koju jõudsime. Ta vaatas jala üle ja kuulutas selle välja väänatuks. Siis saatis ta Brenti tema tuppa koos karmi korraldusega sellest mitte väljuda. Ei mingit elektroonikat ega raamatuid. Istu voodis ja igavle. Brent komberdas vaguralt ülemisele korrusele ja Becky vaatas mulle otsa, nagu oleks see kõik minu süü. Ta ütles, et läks lihtsalt välja mängima. Keset lumetormi, Richard. Ta on juba nii vana, et peaks paremini teadma. Ilmamees ütles, et see on 10 aasta kõige hullem sügistorm. Ma ei taha, et ta üldse õue läheks. See on liiga ohtlik. Seal ei näe ju oma sõrmedest kaugemale. Ma noogutasin, kuid ei öelnud, et mul on temaga nõustumiseks omad põhjused. Lõunapaiku läks vool ära. Maja ümber jooksid liinid maalt, aga suuremad liinid eemal mitte, nii et voolukatkestused talvistes mägedes polnud just haruldased. Ma olin ühelt pankrotioksjonilt mõned aastad tagasi ostnud korraliku diiselgeneraatori ja selle maja taha kuuri üles seadnud. Kuuri kõrval paagis oli nädala jagu kütust. Meie valdused lähevad talu kategooria alla, nii et kuni ma seda erimärgistusega kütust oma autopaaki ei vala ja vahele ei jää, saan ma seda tanklast päris kütusega võrreldes poole hinnaga. Generaatori toitele ümberlülitus tuli teha käsitsi, aga see polnud eriti keeruline. Kui tuled olid juba tunnikese kustus olnud, otsustasime Beckiga, et ilmselt elekter niipea tagasi ei tule. Niisiis panin soojalt riidesse ja sumpasin läbi järjest kasvavate hangede kuuri poole. Generaator ärkas 3. katsel köhatusega ellu ja ma võpatasin, kui mu valutav pea
mootoriga samas taktis tukslema hakkas. Kontrollisin kütuse taset, väljalaset ja kaitsmeid. Hakkasin tagasi maja poole minema, kuid kui ma püüdsin kuuri ust lahti lükata, siis see ei liigahtanudki. Lükkasin kõvemini ja uks avanes veidi, lastes kuuri lume hämarat valgust. Kuulsin lapse naeru ja nägin Brenti ukse pilust mööda jooksvat. Hei, Brent! Lõpeta naljad! Ma pean majas voolu sisse lülitama. Veel naeru. Peavalu läks järjest tugevamaks ja diiselgeneraatori vali müra aitas sellele ainult kaasa. Rammisin õlaga ust ja sain selle veel paari tolli jagu rohkem lahti. Sirutasin käe läbi avause. Tundsin, et ukse ette on toetatud puupakk, aga ma ei suutnud seda paigast nihutada. Rammisin veel kord õlaga ust ja Brent naeris teisel pool minu üle. Uks vabises, kui ta seda teiselt poolt jalaga lõi. Ma sain sellega vastu vahtimist. Tõmbusin šokist korraks tagasi ja siis mähkis raevu punane udu mind endasse. Ma pole vägivaldne mees. Seda tänu aastaid kestnud tööle ja pingutusele. Kui mu kannatus katkeb, siis korralikult. Noorena ei osanud ma seda kontrollida. Ja nii leidsingi end ükskord ülikooli ajal pärast purjuspäi löömingut arestikambrist. Olen ka paar korda laste peale närvi läinud. Nad oskavad sind hästi selleni viia, kui sind proovile panevad. Aga mitte kunagi niimoodi. Külm, peavalu, mure ja sügaval pesitsev tunne, et midagi on väga valesti, viisid mu täiesti endast välja. Röögatasin vihaselt ja viskusin kogu kehaga vastu ust. Midagi ukse piidas või hingedes murdus ja uks kargas lahti. Vaatasin ringi. Brenti polnud näha, aga ma nägin tema jälgi, mis maja poole tagasi viisid. Lõin kuuri ukse jalaga kinni ja sumpasin majja. Kui olin sees, viskasin raske lumekuue seljast ja tormasin astmeid vahele jättes trepist üles. Brenti toa juurde jõudes virutasin tema ukse lahti sellise hooga, et see põrkas külgnevalt seinalt tagasi. Brent! See väike kavaljunn vedeles voodis ja teeskles magamist. Mida põrgut sa enda arvates tegid, Brent? Mida? Hüüdis Brent, silmad suured ja püüdis minust eemale tõmbuda. Andsin talle kõrvakiilu, tugeva, üle suu. Brent hakkas nutma, memmekas. Elad üle, poeg! Kui teistele teed, siis õpi ka vastu võtma. Ma ei teinud midagi, ulgus ta. Ma ei saa aru, millest sa räägid. Ma nägin sind seal. Ma kuulsin, kuidas sa naersid. Tõstsin uuesti käe ja seekord olid sõrmed rusikasse surutud, valmis midagi purustama. Richard! Karjatas Becky minu selja taga. Seisatasin ja viha voolas minust välja. Alles jäid vaid peavalu pöörlevad ja koljud pussitavad noad. Langetasin käe. Ta pani mind kuuri kinni. Ma nägin teda, Becky. Ei pannud, karjus Brent ikka veel nuttes. Richard, ta ei saanud seda teha. Ma olin kõik see aeg allkorrusel ja ei kuulnud teda välja minemas. Ja vaata, tema riided on kuivad. Pilgutasin silmi ja vaatasin ringi. Brenti saapad olid põrandal, nii nagu need hommikul pärast rätikuga kuivatamist jäänud olid. Brent küürutas voodis, põlved lõua alla tõmmatud, nägu saadud löögist punane. Asi oli halb. Veel hullem oli vaade Becky silmades. Viha, mure ja natuke hirmu. Vältides nende mõlema pilke, pomisesin midagi vabanduse sarnast ja põgenesin toast elektrit sisse lülitama. Õhtusöök oli pingeline. Brent oli eelteismeliselikult pahur ja ei vaadanud minu poole.
Becky seevastu jõllitas mind pidevalt, nagu võiksin ma iga hetk kedagi mõrvama tormata. Richie ja Hanna olid segaduses. Mõlemad said aru, et midagi on valesti, kuid ei teadnud, mis täpselt. Olin majas peaaegu kõik korgid välja lülitanud, et generaator kauem vastu peaks. Sõime vaikides, hämaras valguses. Pärast soovitas Becky kõigil varakult voodisse minna ja märgina sellest, et midagi oli tõepoolest valesti, ei vaielnud keegi vastu. Ärkasin võpatusega mingist ebamäärasest õudusunenäost. Miski oli selles oma hirmsate sõrmedega minu poole sirutunud. Olin higist läbi ligunenud ja tekkidesse ja linadesse keerdunud. Lebasin nii mõne hetke, pulss kihutamas, püüdes unenägu meenutada. Ma ei mäleta tavaliselt oma unenägusid ja viimane painaja oli mul olnud enne Brenti sündi. Keerasin teise külje ja tahtsin edasi magada, kui tundsin, et pean vetsu minema. Komberdasin mälu ja käsi kaudu pimedasse vannituppa. Jõudsin tagasi voodi juurde ja tardusin. Ülemiselt korruselt kostis heledat lapse naeru. Kuulsin seda naeru uuesti, kui ma vaikselt trepist teisele korrusele ronisin. Hanna, mida sa ärkvel teed? Küsisin oma tütrelt. Ma teadsin ja pelgasin vastust. Ta itsitas ja vaatas põrandalt minu poole üles. Väikesed inimesed on naljakad, issi, ütles ta ja naeratas mulle. Tema välja sirutatud käes oli tass. On veel liiga vara üleval olla ja mängida, tibuke. Võtsin ettevaatlikult tema käest tassi ja panin selle kummutile. Tõstsin ta maast, panin voodisse ja suudlesin laubale. Praegu on alles uneaeg, nii et ole tubli tüdruk ja jää ilusasti magama. Hea tööd, issi, ma armastan sind, ütles ta, kui ma ukse sulgesin. Viisin tassi alla, avasin tagaukse ja astusin hangedega kaetud tagumisele terrassile. Hägune ja ebakindel kuuvalgus paistis läbi madalate pilvede, tekitades maastikul hangede ja varjude vahel tugeva kontrasti. Lumi kõrvetas mu jalgu, sulas pudruks ja nõrgus siis sokkidesse. Viskasin tassi nii kaugele, kui suutsin tumeda metsa suunas ja ootasin mõne hetke, et kuulda tuhmi mütsatust, mis pidi tähendama, et see on mõnda hange maandunud või mõne üksildase männi tüve vastu kildudeks lennanud. Varjud kogunesid veidi väljapoole kahvatu kuuvalguse piiri ja sööstsid siis laiali, muutudes jooksvateks keepides kogudeks. Neid oli sadu. Astusin sammu tagasi ja tõmbasin ehmatusest järsult hinge. Kujud peatusid ja pöördusid minu poole. Nad seisid liikumatult nagu kivid ja vaatasid mind pimedusest. Siis tuli mu raev tagasi, kobrutades nagu veri vanast ja ravimata haavast. Kuidas nad julgevad? See on minu maja, see on minu maa. Kuidas nad julgevad? Lükkasin jalad saabastesse, viskasin lumekuue selga ja panin kindad kätte. Haarasin kaasa vintpüssi, pika ja raske riista, millega oleks võinud vajadusel karu maha kõmmutada ja lahkusin majast. Lumi kriuksus ja krudises, kui ma metsa ääre poole kõndisin. Kujud olid laiali jooksnud, aga nägin kõrgendikul ühte minust eemale liikumas. Haarasin püssi tugevamini pihku ja järgnesin. Möödusid minutid ja võib-olla tunnid. Ma ei oska öelda, kui kaua ma pimeduses mööda neid lumiseid radu sumasin. Mingil hetkel taipasin, et oleksin pidanud taskulambi kaasa võtma. Et oleksin pidanud Beckile ütlema, et oleksin pidanud koju jääma. Millal iganes mulle mõni selline mõte pähe tuli,
katkestas selle kohe mõni keepi kandev kuju, kes mind puu tagant viipas ja hiljem, kui ma lumehange kukkusin, minu üle naeris. Mind jalaga ribidesse lõi ja siis minu ümber tantsis, just käeulatusest väljas. Lagendikule jõudes olin omadega täiesti läbi, higist läbi ligunenud ja külmunud. Silme eest oli udune, nagu oleks kaks läbipaistvat pilti üksteise peale asetatud. Kuni ma lõpuks tunnistasin endale, mida ma nägin. Lagendik ja tiik olid need samad, mis olid kujutatud tassil. Rivi koonusjaid ja lühikesi kuuski seisis lagendiku serval. Nende ees ja vahel seisis väikeseid kujusid, kelle keebid tundusid hõbedases kuuvalguses mustadena. Aga mina teadsin, et need olid punased. Punased nagu veri. Tumedad kujud, kes tiigi kaldal seisid, ei hirmutanud mind nii palju kui tiik ise. See oli väike ja vist mitte väga sügav. Aga selle mustad veed oleksid pidanud praeguse külmaga ammu jäätunud olema. Sumpasin edasi, toetudes püssile, hoolimata enam sellest, et lumi ja muld võiks püssitorru minna. Jõudes tiigi kaldale ja nähes, kuidas selle tumedad veed vaikselt kalda vastu laksuvad, taipasin, hoolimata oma hirmust, et mul on väga, väga suur janu. Vaatasin oma vasakut kätt, mis hoidis valget tassi. Ohkasin ja laskusin põlvili. Uputasin tassi, mis jälle klõbises, leebelt voogavatesse vetesse. Täitsin selle ääreni ja jõin. See oli fantastiliselt värskendav. Ma võtsin veel vett ja jõin ja veel ja veel. 4. tassitäie ajal vesi voolamas mööda mu lõuga alla ja imendudes öösärki suutis peaaegu täiskuu valgus tungida läbi pilvedes oleva augu ja valgustada seda, mis oli peidus veepinna all. Väändunud ja otsast raiutud jäsemed näisid selles valguses sinised. Surnud silmad peegeldasid kuuvalgust peaaegu sama hästi kui tiigipind ise. Kohkusin täielikus õuduses tiigi äärest eemale ja hakkasin märkama, kuidas lagendik lõhnas. Madal temperatuur oli lõhna kindlasti kõvasti vähendanud, aga see oli siiski seal. Mädast ja roiskumisest nõretav hais. Kõdunemise kergelt puuviljane leht. Püüdsin meeleheitlikult endast välja saada seda rõvedat vett, mida olin just joonud. Aga mu kõri ja magu olid selle vastu. Toppisin 2 külmast kanget sõrme endale kurku, aga väikesed käed haarasid mu kätest ja tõmbasid need eemale. Teised käed surusid mu tagasi maha, lumme põlvitama ja veel ühed haarasid mu juustest, tõmmates mu pea taha ja sundides vaatama, mis toimub teisel pool tiiki. Külm, talvine pimedus paindus seal, nagu surutaks väljast poolt vastu maailma nahka, nagu tahaks mingi märg ja märatsev olend sellest läbi tungida. Ma ärkasin või õigemini sain enesest taas teadlikuks mõni aeg hiljem. Istusin oma välistrepil, pimedas. Mul oli väga külm. Tõusin, pühkisin pidžaamapükstelt lume ja läksin tuppa. Võtsin ära saapad ja lumekuue ja pöörasin ümber, et trepist üles minna, kui mu jalg millegi kolksuga põrandal ümber ajas. Tass seisis seal, terve ja kuiv,
peegeldades köögist paistvat nõrka valgust. Korjasin tassi üles ja panin köögikapile. Leidsin sahtlist Peki suurendusklaasi ja vaatasin lähemalt tassil olevaid kujusid. Nende korratud rivid voolasid ja tiirlesid, kui nad tantsisid ja jooksid lumises metsas, ajades lagendikule kokku lapsi nagu karja. Jooksmise ajal rääkisid nad mulle asju oma väikeste häältega. Nad rääkisid mulle, kui suur ta on ja kui võimas ja kuidas maailm tema võimu all värisema saab. Nad näitasid mulle püha riitust, kuidas lapsed kinni seotakse ja puude külge riputatakse ja kuidas laste veel elavad organid karrana puid kaunistavad, ohvrina tema majesteedile, et tema tulekut kiirendada. Ma sain aru, lõpuks mind täitis vaimustus tema suuruse ees ja alandlikkus, et tema ja tema lapsed on mind valinud oma saadikuks, olemaks tema ämmaemandaks, kes teda lõpuks ometi taaskord maailma saabudes tervitab. Ma sain aru, mida ma pidin järgmiseks tegema. Ma olin kurb, aga ma olin rõõmus. Ma valisin teravaima noa. Tass tuleb täita. Te kuulsite Eric Doddi õudusjuttu Tass. Uued jutud juba õige pea. Seni jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!